Tere ja kõigepealt aitäh Merilinile kutsumast, et selline keeleteadlaste ja õpetajate seltskonnas ei ole ammu olnud võimalust enda asjadest rääkida. Ja, et see uuring, millest ma täna räägin, et ma ei ole seda tegelikult läbi viinud üksinda, ma olin küll initsiaator ühe koolidirektori repliigi peale mõned aastad tagasi, kes kurtis, et lapsed tulevad kooli ja nad ei oska enam lugeda. Ja siis ma ikka mitu aastat mõlgutasin selle peale, et kuna me oleme varasemalt neid uurimusi teinud, siis oli mõte, et võiks siis selle asja ära kontrollida. Ja koos Anna-Liisa Jõgi ja Maris Juhkamiga siis seda uuringut siis läbi viisime. Nii, mõni sõna siis taustaks ka, et lugemisest on siin täna nii palju juttu olnud, et see ilmselt ei ole siinsele seltskonnale kuulajatele sugugi üllatus, et lugemisoskus siis juba koolitee alguses on tegelikult päris tugevalt seotud sellega, kuidas lapsele edasi koolis läheb. Ja mitte ainult lugemises, vaid ka teistes õppeainetes. Et selle kohta on päris palju piki uuringuid läbi viidud. Ja lugemise pilti ma toon veel ühe teise mõiste, mis on õpikäitumine, ehk siis see väga oluline käitumisviis õppimise juures, et tuleb olla püsiv, tuleb pingutada ja pingutada ka siis, kui on keeruline ja kui on raske ja kui võib-olla kohe ei saa aru. Et ka selle kohta on mitmeid uuringuid tehtud ja uuringuid on muidugi mitmesuguseid ja tulemusi ka mitmesuguseid, aga päris mitmel puhul on tulnud siis välja selline seos, et kui laps koolitee alguses algklassides õppimisega väga hästi toime ei tule, siis see tingib tema sellise vältiva õpikäitumise. Ehk siis madalad oskused viivad lapse sellisesse negatiivsesse spiraali ja muidugi ka vastupidi. Kui laps tuleb eakaaslastega võrreldavate oskustega kooli, siis toetab sellist püsivat õpikäitumist ka. Ja nüüd lugemise juurde tagasi, et täna on tegelikult päris vist peaaegu kõikides ettekannetes mure ja võib-olla mitte mure, vaid ka selle nending, et midagi on muutunud õpilaste lugemises ja ka täiskasvanute lugemises, nagu me kuulsime. Siis ütlen korduseks siin üle, et tõepoolest rahvusvahelised nii PIRLS-i kui ka PISA uuringud on näidanud, et viimasel aastakümnendil on laste ja noorte lugemisoskus siis langustrendis. Ja PISA on siis ka Eestis läbi viidud, nii et see siis puudutab ka Eesti õpilasi. Ja miks me seda uuringut siis hakkasime tegema, et ühest küljest see nii-öelda nending, et lapsed ei oska enam lugeda, aga lisaküsimus oli ikkagi meie jaoks ka selles, et kui see langustrend on, et millal see siis alguse saab, et kas see siis hakkab seal põhikoolis või on see hoopis varasem küsimus. Nii et selle uuringu eesmärk, mida ma tutvustan, ongi siis anda ülevaade sellest, missugune on esimese klassi õpilaste lugemisoskus ja selle areng ja samuti siis nende õpikäitumine ja selle muutus esimese kooliaasta jooksul ehk siis esimeses klassis, et kui varasemad ettekanded käsitlesid noori ja võib-olla põhikooli keskastme õpilasi ja täiskasvanuid, siis mina toon täitsa väiksed lapsed, esimese klassi lapsed siia nüüd ka pildi peale. Ja seda muutust, mis siis esimese klassi jooksul toimub, seda me võrdleme siis kahes erinevas kohordis. Üks lastegrupp siis osales 2011-2012 ja teine siis 2023-2024, nii et kaks erineval ajal siis hinnatud ja uuritud laste valimit. Ja lisaks huvitas meid siis see, et kumb see muna ja kumb see kana siis on, et kas lugemisoskus või õpikäitumine, et otsustasime siis ka seda oma valimis kontrollida. Nii, ja siin on meie uurimisküsimused, et hakkame siit kohe ka pihta, et kuidas siis need kaks õpilaste kohorti erinevad lugemise eeloskuste, lugemisoskuse ja õpikäitumise poolest. Kõigepealt kontrollida siis seda direktori väidet, et kas siis on asi kehvemaks läinud. Meid huvitas ka see, et kuidas see areng toimub esimeses klassis, siis võrrelduna nendes kahes õpilaste valimis. Ja kolmandaks siis lugemisoskuse ja õpikäitumise omavahelised seosed, et kumb mõjutab kumba.
Uuringus oli meil siis 2 valimit, nagu ma juba ütlesin, ja need ei pretendeeri sellisele esinduslikule valimile, nagu te näete, et tegelikult seal 300 õpilase ringis oli siis neid mõlemas grupis õpilasi. Aga mis oli tore, et meie eesmärk oligi kohe katsuda võimalikult sarnast õpilaste gruppi ikkagi ka teinekord siis hinnata. Ja kuna me olime esimese uuringu viinud läbi ühes Eesti linnas, siis me tegime kordusuuringu siis selles samas linnas. Tegelikult ka täpselt samades koolides juhtus nii, et üks kool ei saanud osaleda ja see mõlemal juhul sattus olema ka sama kool. Nii et tõesti nagu sama piirkond õpilasi ja ka sama hulk siis klasse. Ja õpilased olid siis selles mõttes, need valimid olid ka küllaltki sarnased nii vanuse, soolise jaatuvuse kui siis ka kodukeele osas, et valdavalt siis eesti keelt kõnelevad lapsed, aga siin valimis on siis ka teise kodukeelega lapsed sees, aga kuna nad jaotuvus oli sarnane, siis ja antud uuring praegu ei hõlma siis teise keele õppijaid. Teises värskemas valimis siis oli vanemate haridustase mõnevõrra kõrgem, mis tegelikult peegeldab seda, mis meil ühiskonnas toimub, et me haridustase ju tasapisi tõuseb. Nii, mida me siis hindasime? Esimese klassi alguses vahendeid ei jõua näidata, aeg on napp, aga me hindasime laste oskus ja käitumist siis täpselt samasuguste instrumentidega mõlemal korral, sest muidu me ei saaks neid laste oskusi ju kuidagimoodi võrrelda. Ja eeloskustest siis hindasime nende fonoloogilist teadlikkust, ehk siis seda, kuidas laps sõnas olevate häälikutega toimetab, kas ta oskab hääliku asukohta näiteks sõnas paika panna. See on üks oluline lugemise ja kirjutamise eeloskus. Ja lisaks me uurisime, kui hästi nad tunnevad tähti. Kooli alguses oluline oskus jällegi ennustab tugevalt siis edasist kirjaoskuse arengut. Ja hindasime ka seda, kui hästi lapsed loevad sellise lihtsa 10 sõna testiga, ja siis natukene sellise keerukama testiga, kus oli juba selline kiiruse komponent juures, kus vaadata, et kui kiiresti laps siis suudab sõnu ja siis neid sõnu tähistavaid objekte ühendada. Et sellise sõna mõistmise aspekt oli juures. Ja õpikäitumist hindasid õpetajad, sest õpilane ise seda väga hästi teha ei saa ja selles vanuses ka ei ole veel valmis seda tegema, nii et õpetaja käitumist siis oli, meil oli Likkerti skaala, mitte õpetaja käitumine, vaid õpikäitumine ja mida siis lapse enda õpetaja siis hindas. Küll aga tuleb siin märkida, et see õpikäitumine ei olnud lugemise kontekstis küsitud. Et see oli üleüldse õppimisele, kuidas laps siis õpetaja arvates õpib, et kas ta pigem siis pingutab, proovib, pusib ikkagi ise, küsib vajadusel abi või siis ta loobub niipea, kui on keerulisem ülesanne, et siis ta ruttu loobub. Nii et mida väiksem skoor, seda rohkem siis käitumine õpetaja arvates oli vältiv. Ja esimese klassi lõpus me siis enam eeloskusi hinnanud, hindasime siis lugemise ladusust, sama testiga kaasa arvatud, ja siis juba ka tekstist arusaamist, loetud teksti mõistmist. Ja siin on ka analüüsid, ma nendele praegu ei hakka väga keskenduma, et aga lihtsalt tõin välja, et milliste statistiliste meetoditega me siis neid andmeid analüüsisime. Nii, ja siin on nüüd palju, ma hoiatangi ette, et mul on väga palju jooniseid, aga ma katsun neid ikka oma tekstiga illustreerida. Et siin on siis esimese klassi alguse tulemused, lugemise eeloskused, ehk siis need fonoloogiline teadlikkus ja tähtede tundmine. Ja kõikidel nendel joonistel on siis teil näha 2 gruppi, kohort 1 ja kohort 2. Kohort 1 on siis see varasem, 2011-2012 hinnatud laste tulemused ja kohort 2 on siis praegune. Ja punasega ma tegin randid ümber nendele joonistele, et ma ise ka mäletaks, mis need tulemused täpselt olid, kus me tuvastasime erinevuse siis nende lasterühmade vahel. Nii et tegelikult nii fonoloogilises teadlikkuses, kui siis ka 2 tähtede tundmise ülesandes, kui te näete neid keskmist sinist, mis peegeldab siis keskmist ja selle sellist hajuvust, siis mõnevõrra madalamad tulemused olid siis nendel nii-öelda praegustel õpilastel. Nii et tõepoolest lapsed tulid kooli tundes mõnevõrra vähem tähti ja olles ka ebakindlamad sõnade häälikukoostise analüüsil. Väiketähtede tundmises me erinevust ei leidnud.
Aga iseenesest, kui te vaatate neid täpikesi, need täpikesed tähistavad, iga täpikene on laps, siis tegelikult lapsed on tulles kooli, nad tunnevad hästi tähti. Terve tähestik oli küsitud. Et enamik lapsi tegelikult tunneb enamiku Eesti tähti ja saab ka foneemi ülesannetes hästi hakkama. Samas me näeme seal allpool ikkagi lapsi, kes ei oska neid ülesandeid sooritada. Nii ja lugemisoskuse osas siis tegelikult tulemused sarnased. Tõepoolest, laste lugemisoskus klassi alguses oli oluliselt kehvem praegustel lastel. Nii et see hüpotees siis tõepoolest leidis ka kinnitust, mida me siis kontrollima läksime. Mind isiklikult tegelikult see väga ei üllatanud. Mul endal on praegu 10-aastane laps ja nähes seda, mis nad lasteaias teevad, siis ma tegelikult ei olnud üllatunud, et nad oskavad kehvemini lugeda, sest tänapäeva lasteaed on natuke erinev. Mul on ka vanemaid lapsi, kes siis, mul on 12 ja 15 aastat on laste vanuse vahe, kes palju rohkem lugesid lasteaias. Et see mind ei üllatanud, aga mind huvitas väga, et mis siis esimese klassi lõpuks saab. Tegelikult võiks eeldada, et see areng läheb ilusti üles. Aga klassi lõpus tegelikult näete, see kohort 2 on igal pool kehvem. Nii lugemistehnilistes oskustes, mis need ülemised tabelid näitavad, kui siis ka loetu mõistmises. Nii et need tulemused ikkagi erinesid ja mitte tänapäevast praeguste laste kasuks. Arengu kohta. Kõigepealt lugemise oskuse areng, siis see lugemise tehniliste oskuste areng, siin on jälle 2 gruppidel näha, sinisega on siis see varasem grupp ja punasega on tänapäeva grupp, siis tegelikult see erinevus on päris suur. Võime isegi öelda, et see tase, millega alustasid 12 aastat varem lapsed kooliteed, selle tasemega lõpetavad tänapäeva esimese klassi lapsed oma esimest klassi. Nii et see langus on väga suur esimeses klassis juba. Ja nüüd see õpikäitumine ka, see on väga huvitav joonis, kuigi väga lihtne. Et sinine, näete, õpikäitumine pisut õpetaja hinnangul paraneb, ehk siis lapsed muutuvad püsivamaks tänapäeva grupis, aga on see trend hoopis negatiivne. Loomulikult see on õpetaja hinnang. Eks me ei saa öelda, et see kindlasti 100% niimoodi on, aga päris suur vahe. Ja 3. hüpotees oli meil ikkagi kõik need omavahelised seosed, et kas seal on ainult see kohordi mõju või mis mõjud seal veel on. Teoreetiline mudel, me panime kõik need näitajad, mis meil laste kohta võtta antud juhul olid, panime me siia mudelisse ja me uurisime siis lugemise ladusust ja õpikäitumist, nende vahelisi seoseid ja siis nendes ovaalides on siis nende 2 konstrukti muutusajas, ehk siis see klassi alguse ja klassi lõpu vahe. Ja vaatasime siis, et kas nad omavahel on seotud ja millega nad siis veel seotud on. Ja siin on nüüd arvnäitajad, ei keskendu hetkel sellele, sest neid on natuke liiga palju, see on teid väga palju ka muud huvitavat, aga ma tõin siia välja oranži joonega siis kõigepealt siis selle kohordi mõju, ehk siis selle, et kas see aastakäik, et kas see vahe, see 12-aastane vahe, et kas see siis tõesti mõjutab ja mida ta täpsemalt mõjutab neid tulemusi. Siis me näeme, et sealt kohordi juurest on siis püsivad need oranžid nooled, need näitavad siis olulist seost. Nad mõjutavad alguspunkti lugemises, see on see lugemise ladusus T1. Samuti mõjutas kohort seda, kas lugemise ladusus muutus ehk arenes ja paraku negatiivselt. Et areng on ka aeglasem statistilises mõttes. Ja kohort mõjutas ka õpikäitumise muutust. Pange tähele, et ta ei mõjutanud tegelikult seda algset punkti, kui lapsed tulid kooli, siis seal ei olnud seda erinevust 2 kohordi vahel. Küll aga mäletate joonist, see läks nagu õpetajate hinnangul pisut veel kehvemaks. Nii et üsna selline alarmeeriv trend nii lugemisoskuse kui õpikäitumise osas. Siin on ka soo ja vanemate hariduse mõjud, aga nendele ma praegu ei jõua keskenduda. Ja meid huvitasid siis ka teoreetilisem pool, et kuidas siis lugemisoskus ja õpikäitumine on omavahel seotud, et kumb mõjutab kumba. Siis ka siin uuringus me saime seda teha ja siin näete, kuidas need nooled liiguvad, et lugemise ladususe juurest läheb siis nool õpikäitumise muutuse juurde. Ja see tähendab siis inimkeeles seda,
et see oskus on see, mis tegelikult mõjutab lapse õpikäitumist, tegelikult see varjatult on ju motivatsioon sees. Ehk siis, kui laps alustab oma kooliteed kehvade lugemisoskustega, siis see mõjutab negatiivselt tema õpikäitumist. Ja vastupidi ka, kui sa tuled tugeva lugejana, siis see annab sulle innustust, sa ilmselt pingutad rohkem, sest sa saad paremini hakkama, mis on ka tegelikult väga loogiline. Küll aga me ei leidnud vastupidist seost, et õpikäitumine mõjutaks lugemiseladusust. Et see meie tulemus ka toetab seda, et ikkagi oskused algklassides on väga-väga tähtsad ja siin on päris mitmes ettekandes jooksunud see ka läbi, et selleks, et osata, et lugeda, tuleb harjutada lugemist. Et me ei saa rääkida lihtsalt motivatsiooni tõstmisest, vaid me peame rääkima lugemisoskuse, baasiliste oskuste arendamisest. Siit edasi me saame minna tegelikult motivatsiooni teema juurde ja arengu teema juurde edasi. Nii, ja võtan lühidalt siis kokku, et ei taha kurta. Siin Marek Tamm alustas toredasti, et pole mõtet kurta. Aga ma siis nendin ilma kurtmiseta, et see väikene valimikene on siiski signaal sellest, et praegustel esimese klassi õpilastel on siis võrreldes nende varasemate eakaaslastega ikkagi kehvem lugemisoskus nii kooli tulles, kui siis ka aeglasem lugemisoskus areng juba esimeses klassis. Ehk siis see trend, langustrend, mida PISA on välja toonud, see paistab nii vähemalt nende andmete põhjal, et see algab ikkagi tegelikult juba enne kooli. Et nad tulevad juba kehvem ettevalmistusega ja midagi seal koolis on ka sellist, mis ikkagi, ma ei ütle koolis, keskkond on üldisemalt, meil on ka kodune keskkond ja muu keskkond, mis siis seda lugemist, see oskuse arengut nii tugevalt ei toeta kui varasemalt. Teine asi, et see püsivuse teema, tegelikult siin on see ka läbi jooksnud, siin õpilaste esindaja ka nimetas keskendumisprobleeme ja nii edasi, et me võime siit laiendada, et mingisugune käitumise ja motivatsiooni teema on õhus, mida tuleks kindlasti edasi uurida, et selline püsivuse teema tundub olevat ka üks põhjuseid. Ja kolmandaks, lugemisoskus mõjutab õpikäitumise arengut, kuid mitte vastupidi, et juba jõudsin ka selleni, et lapsi tuleb lugemist tuleb harjutada ja tuleb need baasoskused kätte saada. Mitte võimalikult vara, aga ütleme nii, et kooli alguses ja siin ka mitmed gümnaasiumi õpetajad on öelnud, et hilja on sellest rääkida gümnaasiumis. See hakkab nii varakult pihta. Et me peame need tööriistad ikkagi lapsele kätte andma nii vara kui võimalik koolis. Aitäh! Aitäh Piretile ja kas on küsimusi? Et kui lapsed lähevad kooli, osad, kes oskavad hästi lugeda, osad, kes oskavad üldse lugeda, siis tunduks nagu loogiline, et need, kes juba oskavad lugeda, nendel see õpikäitumisel pigem taandub, sest nad juba oskavad, ei viitsi enam teisi õpetajaks, teised näevad vaeva, mul on teine lihtne, ma ei viitsi, minu õpikäitumine peaks tegelikult langema, aga teie uuringust just vastupidi välja. Tegelikult ma hakkasin praegu joonise peale liikuma, seal tegelikult tuli negatiivne trend, täpselt see sama, mida te praegu ütlete. Et kuna see oli skaala 1-5, siis ei saa niimoodi olla, et kellel oli tugev, see siis läheb ei tea kuhu. Tal lihtsalt see lagi on ees, et antud mõõdik ei võimaldanud ja tegelikult seos oli negatiivne, ehk siis täpselt see, mida te ütlete. Kui ta on allpool, siis ta saab areneda rohkem ja ta arenes ka rohkem. Aga ta toetab. See on nüüd see, üks asi on see statistika, teine on see, et ikkagi öeldakse, et nad käivad nii tugevalt koos, et see on see jõukohasus. Et kui sa oskad lugeda, siis tuleb sulle jõukohast materjali pakkuda. Mitte seda, et me hakkame lugema seal A-d ja B-d kokku, sest mõned lapsed loevad juba ju pikemaid tekste. Et hästi oluline see, et see kogu aeg liiguks selle oskusega koos, milliseid tekste, millist materjali lapsele pakkuda. Et see kõigile sobib üks ja sama materjal. Me ju teame, et see tegelikult ei toimi ja seda näitavad ka uuringud. Siit jääb just kõlama ka see õpetajate teadlikkus selle koha pealt. Et mitte ainult keskenduda nendele kõige nõrgemate järeleaitamisele, vaid samal ajal pakkuda väljakutseid pingelisemat õppimist nendele, kes on edasijõudnemad. See õpetaja väljakutsed on muidugi tohutu suured esimeses klassis, sest need erinevused, nagu täpselt teiega ütlesite, et on neid, kes tegelikult vaevu saavad selle sõna maja kokku loetud ja teine loeb nagu vabalt. Ja õpetajal on väga keeruline, et loomulikult, kui tal on üle 20 lapse ja ega õpetajad teavad seda,
aga just nimelt, et kuidas see praktikas see diferentseerimine rakendub, see on nagu see koht, et nii palju, kui meie oleme käinud ka koolides tunde vaatlemas, siis ikkagi õppe diferentseerimist paraku tehakse liiga vähe. Et ikkagi on hästi sarnane materjal ja tegevus. Mul oleks selline küsimus, et kas on teada ka, mis põhjustel see asi nii on, et kas see nutisõltuvus ja kas on uuritud seda ka, kas kui olen juba eelnevalt nutitelefonitega juba kokkupuude, kas see on siis arendav või siis pidurdab või kuidas? Ja eks see nuti kogu aeg ju endal kuklas oli, kui neid tulemusi ka näed, et me küll siin uuringus seda ei uurinud, aga neid uurimusi on tänapäeval päris palju ja ega väikeste laste puhul see nuti üldiselt ikka positiivset mõju ei avalda sellistele oskustele, et see on kindlasti see ajafaktor, kui palju ja mida, aga küllap see keskkond ja ma usun, et see ekraanid on siin üks väga-väga oluline aspekt, miks see kehvemaks läinud on. Ja teine on ilmselt see, kui palju lastega räägitakse, sest meil ju endal siin Eestiski eelmine aasta Tiia Tulviste uuring näitas, et vanemate enda ekraanikasutus mõjutab laste keeleoskusi, sellepärast, et vanemad räägivad oma lastega vähem. Ja kõnelemine ja kõne kuulmine on ju lugemise seisukohalt juba tähtis, et see on ilmselt nii laste enda ekraaniaeg kui ka lapse vanemate võib-olla ekraaniaeg ja vähem suhtlemine lastega. Mul on võib-olla natuke teemast välja küsimus, aga siiski, et kas on ka uuringuid selle kohta, et kui palju selliseid esimesse klassi astujatest lastest on näiteks düsleksia ka kimpus või mõne muu sellisega, mis süsteemselt nende sellist lugemisoskust pärsib? No tegelikult düsleksia on hästi universaalne, on see protsent, et erinevate riikide uuringud on näidanud, et düsleksia esinemissagedus on umbes 7%. See on tegelikult ju meil Eestis ka niimoodi, meil lihtsalt ei panda diagnoosi välja. Aga tõepoolest, et ütleme ligikaudu 7% lastest on need, kellel on neurobioloogilised põhjused. Aga loomulikult ei ole see 12-aastasega muutunud. Nii et need lapsed vajavad muidugi eraldi tuge, aga see protsent ei ole ajas muutunud, nii et meil on ikkagi muutunud keskkond hästi palju. Aitäh. Pikalt ilmselt sel teemal ei jõua, aga äkki tahate kommenteerida, et siit jäi silma selline erinevus kahe kohordi vahel, et vanemad on haritumad kui 12 aastat tagasi, aga lapsed loevad kehvemini. Ja, ma loodan, et ma korraks ei saa enam tagasi. Ja, et selles mõttes see vanemate haridustase mõjutas algpunkti. Haritumate vanemate lapsed alustasid keskmiselt natukene parema lugemisoskusega, aga nende arengusse see vanemate haridus ei panustanud. Ehk siis me ei saa öelda, et need, et haritud laste vanemad arenesid kiiremini. Tulemused seda ei näita. Nii et ikkagi see koolikeskkond on väga-väga oluline, kodukeskkond ka, aga see, mis koolis toimub, on nii tähtis, et kohe kuidagi ei saa seda ainult vanemate süüks ja nende tausta siis põhjendada siis neid erinevusi sellega. Ja. Suur tänu, Piret Soodla.